Tere, armsad kallid. Täna minu teema on juba siin ekraani peal. Jumal on tegelikult pannud mu südame siukse üsna raske teema ja aga Jumala vaim on tõesti õhutanud sellel teemal rääkima juba üsna pikka aega. Isegi üks laul sai Jumala poolt antud mulle ja siis, mis pani mind veel enam mõtlema, et Jumal, kas see laul on nagu õige ikka. ja siis Jumal hakkas mulle muudkui avama oma sõna, et jaa, et see on temalt, et see ei ole mul mingi enda välja mõeldud laul. Et vahel on nagu, tuleb siuke inimlik kahtlus sisse. Aga ma üritan siis tema armust siis täna seda teemat lahti arutada ja pulkadeks võtta. Aga palvetame alguseks. Kallis Jumal, ma tänan sind, et sina oled meid kutsunud pühaks rahvaks, kuninglikuks preestrikonnaks ja tõesti anna mulle täna tõesti oma armu, ma räägiksin sinu tõde tõeselt ja tõesti ilmuta meile oma tõde, mis leidub sinu sõnas. Las meie südame pinnas olla tõesti täna pehme ja avatud, vastu võtma ja mõistma tõde selle kohta, kes me oleme sinus ja kuidas püsida sinu tahtes. Amen. Nii siis minu täna teema on patune või püha. Ehk siis, kas kristlased on patused või on pühad? Ma ei tea, kui paljud on selle teema peale mõelnud selliselt, et kas me oleme patused või pühad. Mina olen kuulnud sageli sellist väljendit kristlaste poolt. Ma olen patused armu läbi päästetud. Aga üsna vähe olen kuulnud, et kristlased räägiks, et ma olen püha. Või isegi, et keegi ütleks, et ma olen pühak näiteks. Ja tegelikult on isegi, et kui keegi julgeb öelda, et ma olen püha, siis vaadatakse nagu natuke algkulmu tema poole, et mis asja nagu, et sa oled püha või, et kas sa oled ilma patuta või, et kes sa enda arvates õige oled, et selles mõttes, et siuke nagu alatoon umbes. Aga kes me siis oleme? Kas me oleme siis patused või me oleme pühad? Ja selleks, et üldse siis võtaks need sõnad pulkadeks korraks, et mis patune või püha üldse tähendab. Ja. Nii et kas me siis oleme patused, armu läbi päästet, oleme pühakud, oleme me pühad, et kes need kristlased siis ikkagi on? Sa võid panna mulle 3. slaidi. Ehk siis püha Vanas Testamendis selline strongi sõna nagu H6944, Kodesh, ma ei tea, kas täheldan õigesti, aga see tähendab siis eraldatus, püha, pühitsetud, eraldiseisev või eraldatud. Ja seda sõna kasutatakse siis Jumala kohta või kohtade või asjade suhtes. Nüüd, kui me läheme Uude Testamendi, siis seal kasutatakse kreekakeelset sõna, mis vastab siis strong G40, hagios. Ja see strongi definitsioon ütleb, et see tähendab püha füüsiliselt, ta on puhas, moraalselt laitmatu või religioosne või tseremoniaalselt püha või pühitsetud. Ja tähendab ka kõige pühamat või pühakut ja seda kõige pühamat siis kasutatakse nii inimese kui asjade suhtes. Nüüd, kui me võtame selle sõna patune jällegi lahti seletaks, siis Vanas Testamendis vastab see sellisele hata, ma ei tea, kas seda õigesti hääldan, on see strongi sõna. Aga see tähendab patustama, eksima, märgist mööda panema, teelt kõrvale kalduma, õiguse ja kohustuse eesmärgist kõrvale kanduma. Nüüd Uues Testamendis kasutatakse sellist sõna nagu hamartolos ja see tähendab siis pühendunud patustama, patune. Ehk siis esmalt mõistetakse selle all seda, et inimene ei ole vaba patust. Ja teiseks mõistetakse siis, ma olen selle punkti juures siin, et need on siis silmapaistvalt patused, eriti kurjad, Jumala vallatud, nurjatud patused. Ja selle teise punkti alla siis mõisteti siis kurjad, siis eriti kurjad või nurjatud inimesed ja eriti inimesed, kes on siis ennast määrinud teatud kindlate pahede või kuritegudega ja nende allale käisid näiteks maksukogujad ja paganad siis nii-öelda selles ühiskonnas. Nüüd, kui me lähme tagasi nüüd piiblisse Uude Testamenti, siis me näeme, et apostel Paulus kirjutab väga tihti oma kirju
pühadele inimestele. Aga kes need pühad inimesed siis on? Sa võid panna järgmise, loeme natukene siit kirjakohti. Apostlite 9:13. Hananias aga vastas, issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas. Kes need pühad Jeruusalemmas on? Kas need on juudid, kes täidavad kõiki neid tseremoniaalseid käske ja kombeid? Või kes need on siis? Et siin räägib tegelikult, see on nüüd Hananias pöördub Jumala poole, kui Jumal palus tal minna Sauluse juurde, kes Damaskuse teelt oli pimedaks jäänud. Ja nüüd ta pöörab, et ta on sinu pühadele Jeruusalemmas teinud. Ja seda selgitab natuke pöördunud Saulus, ehk siis meie mõistes juba Paulus on ju lahti, et seda ma tegingi, see on siis Apostlite 26:19, seda ma tegingi Jeruusalemmas ning ma vangistasin palju pühi inimesi, kui ma ülempreestritelt olin saanud selleks meelevalla. Ja kui neid hukati, siis ma andsin oma hääle selle poolt. Ehk siis Paulus ise ka ütleb, et ta vangistas palju pühi inimesi ja siin siis nii Jeruusalemmas kui tegelikult ka hiljem mujal, me võime seda piiblist lugeda. Ja kes need siis pühad on? Need olid tegelikult Jeruusalemma pühad, need olid need, kes olid hakanud Jeesust uskuma. Ja siis me võime mõelda, et okei, võib-olla need on need pühad siis ainult seal Jeruusalemmas, et äkki see apostlid ainult. Aga loeme edasi, Apostlite 9:32 ütleb meile, aga sündis, et Peetrus kõiki paiku läbi käies tuli ka Lüüdas elavate pühade juurde. Nii et me näeme, et Lüüdas elavad ka veel mingid pühad. Ehk siis siin mõeldakse Lüüdas elavaid tegelikult kristlasi. Ja Rooma 1:17, see on järgmine slaid, võime lugeda, et Paulus kirjutab kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile kutsutud pühadele. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ja kui te oma piibli olete avanud, siis te võite ka näha, tegelikult seal all on ka märkus pandud, et seda püha sõna tegelikult kasutatigi algselt Jeruusalemma algkoguduse liikmete kohta, aga tegelikult hiljem, algselt ei olnud mujal kristlasi, aga hiljem hakati kasutama kõigi koguduste kristlaste kohta. Me võime veel lugeda, Filipplaste 1:1 ütleb, Paulus ja Timoteos Kristuse Jeesuse sulased kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses ning ülevaatajatele abilistele. Nüüd tekib küsimus, et oota, kas ta kirjutab nagu, me mõistame nüüd, et pühad on kristlased, on ju, et kas ta kirjutab Filippi pühadele ja nüüd siis tegelikult see ning ülevaatajatele abilistele, et kas nemad siis ei ole pühad, võiks mõelda, on ju, aga tegelikult siin nagu see on nagu, et ma kirjutan kirja teile kogu kogudusele, aga eriti ma tahan siis veel nagu rõhutada, et see on teile ka nagu ülevaatajad ja abilised. Samamoodi kolosslastele on ju, ta kirjutab, et pühadele, kes on Kolossas, ustavatele vendadele Kristuses. Jälle täpsustus. Ehk siis kristlastele, kes on Kolossas, ustavatele vendadele Kristuses. Nüüd, kui keegi tahaks jällegi argumenteerida, siis on selline huvitav kirjakoht nagu Efeslaste 1:1. Ja seal ütleb Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel, pühadele, kes on Efesoses ja usklikele Kristuses Jeesuses. Et kas siin on nagu mõeldud kahte erinevat nagu gruppi, et on pühad ja siis on veel mingid usklikud Kristuses Jeesuses. Aga siin me peame jällegi minema algteksti, kus me näeme, et algtekstis on selline kreekakeelne sõna nagu kai pistois, ehk siis see ja usklikele. Ja seda kai sõna võib tõlkida nii ja, kui ka mõnikord siis ta on ka selgitav, nagu meie kasutaks ning, nimelt või see tähendab. Ehk siis põhimõtteliselt seda sama lauset me võiksime ka tõlkida pühadele, kes on Efesoses, see tähendab usklikele Kristuses Jeesuses. Sest kuidas sa saad ollagi püha, kui sa ei usu Kristusesse Jeesusesse, et see on nagu loogiline. Ja kui mina nüüd ka seda sõna teile ette valmistasin, siis mina uurisin seda sõna püha, mida piibel kasutab ja eriti just siis Uues Testamendis ma käisin läbi neid sõnu. Ja olenevalt siis tõlkest tegelikult Uues Testamendis leidub sõna püha, mis viitab pühadele inimestele kui kristlastele on 60 korda.
aga kui mina nüüd võtsin oma piibli ette, kirjutasin need kõik välja, kus see sõna, ehk siis see sama Strongi sõna G40, siis ma isegi leidsin, et 74 korda võim seda leida. Et kus on viide siis pühadele inimestele või viide sellele, et meie kui kristlased oleme pühad või et kogudus on püha või et me püsiksime pühad nagu kristlastele kohane. Nii et ma julgustan teid ka, kirjutage endale see sõna üles, otsige kõik need kirjakohad ja vaadake, mida piibel räägib selle sõna kohta püha. Nii, aga nüüd on teil veel üks huvitav küsimus. Kas te teate, kui palju kordi piiblis Uues Testamendis kutsutakse kristlasi patuseks? Mis te arvate? Mitte ühtegi korda. Mitte ühtegi korda. Nii et kus siis üldse tuleb selline nagu mõtteviis, et kristlane võiks olla patune. Mõni võib öelda ka siinkohal tuua näiteks selle, et aga Paulus ise ju ütles, et ta on suurim patune nagu. Ja see on see kirjakohad 1. Timoteuse 1.15. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseist, kelle seast esimene olen mina. Et nagu see Paulus nagu ütleb, et tema on see kõige hullem patune, on ju. Et siin meil ongi nagu oluline, et me mõistaks seda konteksti, et kui keegi nagu tuleb sellise vastuväitega. Et Paulus koges, et ta on see suurim patune, et võib-olla mitte ajalooliselt nagu, et ta on esimene patune, kes üldse pattu langes, vaid et ta on nagu oma tegude poolest nii patune. Ometi Kristus halastas tema peale. Sest et ta räägib ka siin eelnevas salmis tegelikult, et ta on endine Jumala teotaja, kiusaja, julmur, kes tegutses arutult oma uskmatuses. Ja see on siis 1. Timoteuse 13.14. Et oma uskmatuses ta just tegutses arutult. Aga nüüd ta ei ole enam uskmatu, ta nüüd on usklik. Ja ta ütleb ka seda, et issanda arm on nüüd saanud tema vastu väga suureks. Ja see kõik on nagu toimunud sellepärast, et tema peale on halastatud ja et nüüd tema elu võiks olla eeskujuks paljudele nendele, kes veel hakkavad Jeesust uskuma. See tähendab, et ta ütleb seal 1. Timoteuse 1.16, kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu. Et kui Jeesus suutis nagu päästa sellise mehe nagu Paulus, siis see on nagu tunnistus tulevastele põlvedele, et ükski patt pole liiga suur, millest Kristus ei saaks päästa. Ja see muidugi tunduks veel eriti imelik, et kui Paulus kirjutab kirju ja ta kirjutab nagu, et kõigile pühadele, siis ise peab ennast nagu hulluks patuseks, et see nagu läheb ka nagu tunduks nagu veider. Ehk siis kus siis tuleb selline nagu meelsus, et me on lausa nagu püha kutsuda ennast patuseks, aga peaaegu, et patt on kutsuda, et ma olen püha nagu. Ja selle juured tegelikult viivad meid katoliku kiriku ja luteri kiriku nagu arustele või arusaamadele, et me oleme patused armu läbi päästetud. Ja katoliku ja luteri siis arusaamine oli see, et pühaks saab alles peale surma ja pühakuks kuulutati tavaliselt siis ainult märtreid, need, kes olid oma elu päriselt siis surnud on ju selle eest siin maa peal. Aga kui sa parandad meelt, kui sa saad päästetud, siis sa ju ei ole enam patuna, sest uus elu on alanud sinu sees. Aga probleem oligi selles, et nad ei näinud seda uut elu inimestes algamas. Inimesed ikka jätkasid patus elamist, olemist, ka pärast seda, kui nad said nii-öelda päästetud. Ja seda seetõttu, et tegelikult ei mõistetud kogu evangeeliumi, tõelist evangeeliumi. Aga kui me nüüd sõidaks näiteks siit üle mere Ameerika maale, siis Ameerikas me võiks kuulda, et kõik kristlased on pühad. Seal öeldakse saints ehk siis pühak või püha. Ja see on seetõttu, et Ameerika kristlus sündis siis kristlus sündis protestantliku reformatsiooni pinnalt, eriti siis inglise puritaanlus, metodism, baptistid ja nii edasi. Ja seal tõesti hakati siis kutsuma kristlasi pühakuteks või pühadeks. Ja võib-olla paljude jaoks on tuttav see laul, et kõik kui pühad koos, kõik marsivad,
onju, et ka lauludesse ja kõike, igale poole tuli see sisse ja need laulud on ka meile siia jõudnud. Ja reformatsiooni üks põhiteese oligi siis, et kõik usklikud on pühad ja preestrid ja see tuleb sealt 1. Peetruse 29, nii-öelda see universaalne preesterlus. Teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Ja mõistetigi, et kui sa oled Kristuses, oled sa juba püha. Ja protestandid siis rõhutasidki, et kõik Kristuses päästetud on pühad, et mitte ainult vähesed erandid. Aga katoliku kiriku arusaam oli, et pühaks saad alles taevases kirkuses. Aga kui me nüüd läheksime tagasi jällegi sinna algkoguduse aega, apostlite aega, siis see ei olnud võimalik, et sa lähed apostli juurde ja ütled, ma olen päästetud patune. Siis ta nagu vaataks sind nagu niimoodi, et milles sind siis päästeti. Sest et kuidas sa saad siis olla patune veel, kui sind on päästetud on ju patust. Sest et kui me loeme Mattuse 1.21, ingel ilmub Maarjale, siis ta ütleb, et ta saab poja, kelle nimeks ta paneb on ju Jeesus ja tema päästab rahva nende pattudest. Rõhutan, pattudest. Me oleme siis päästetud millest? Patust, meie pattudest. Jeesus päästis meid meie pattudest, mitte pattudees. Sellepärast, et kui me nüüd hakkaks arvama, et meid on päästetud pattudees, meie pattudees, siis me jätkame patuseks olemist. Ja siis me olemegi need päästetud patused. Ja see mõtteviis on vale ja see läheb Jumala sõnaga tegelikult vastuollu. Seega, me oleme päästetud oma pattudest, nii et me olime patused, aga nüüd me oleme pühad. See on siis see, mida piibel meile räägib. Ja selleks, et lihtsalt ei usuks seda, mida mina räägin, et see kuidagi nagu kinnistuks nagu paremini teiste see arusaam, et kristlased on pühad, siis vaatame Jumala sõna sisse, mida Jumal ise räägib, sest et ma ei tahagi, et te nagu usuksite lihtsalt sellepärast, et mina nii ütlen, vaid see, et mida Jumala sõna selle kohta ütleb, mida Jumal sellest asjast üldse arvab. Nii et liigume 1. Johannese 3, 6-8, 9-10. Ükski, kes püsib temas ehk Kristuses, ei tee pattu. Ükski, kes teeb pattu, ei ole näinud ega mõistnud teda. Keda siis? Kristust. Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid. Kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema ehk Kristus on õige. Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Pange tähele, kohe esimene lause, ükski, kes püsib tema. Kui me püsime Kristuses, siis meil ei ole võimalik teha pattu, sest Jumala seeme püsib meis. Mis on see Jumala seeme? Johannes kasutab siinkohal sellist kreekakeelset sõna nagu sperma. Ja mis sõna-sõnalt tähendabki seeme, eluseeme, algimpulss. Ja milleks siis ongi püha vaim ja tema sõna tegelikult. Ja see ei lase meil teha pattu. Me oleme võimelised eksima. Kui me saame Kristust, me oleme võimelised eksima. Aga Jumala seeme püsib meie sees. See Jumala sõna, kui me tuleme usule, siis keegi enne seda, kui sa pöördusid ja sündisid uuesti, siis Jumala vaim kutsus sind, tõmbas millegiga. Jumala sõna on sinusse istutatud. Kas keegi rääkis sulle Jumala sõna? Või sa kuulsid kuskilt Jumala sõna? Aga see on endiselt Jumala sõna, see Jumala sõna, see seeme ehk see sperma, eluseeme, algimpulss. See hakkas sind vaikselt tõmbama, kuni sa jõudsid sellesse kohta, kus sa tundsid, et nüüd
on see meeleparandusmoment, nüüd ma pööran oma elu ümber ja hakkan elama Jumalale ja siis sa sündisid uuesti. Aga nüüd, kui sa oled pestud puhtaks Jeesuse veres, sa oled Kristuses saanud, nagu me lugesime, ta on meid päästnud meie pattudest, ta on meid patust vabaks ostnud, aga meil on ikka võimelised eksima ja selleks meil on vaja, et see püha vaim ja Jumala sõna oleks meile väga lähedal, et me ei eksiks enam, et me saaks teha paremaid valikuid. Ja see püha vaim ja Jumala sõna osutabki meile, mis on tõde. Ja kui me oleme nende olukordade ja valikute ees, siis meil on otsus ja valik ja võimekus valida paremini. Aga see point on see, et me peame püsima temas, tema sõnas, tema vaimuosaduses. Kuidas siis püsida Kristuses? Ma arvan, et see on selline slaid, mis kirjutage endale need punktid ülesse. Kuidas püsida Kristus? Me kohe läheme ka korra natukene detailsemaks. Aga esimene ja kõige olulisem punkt on see, et sa pead oma elu maha panema. Teiseks me peame ennast sõnas pesema, mis tähendab Jumala sõna lugemist, selle üle mõtisklemist, praktikasse panemist. Meil peab olema see püha vaimu osaduses, me peame püsima püha vaimu osaduses, et me ei kustutaks vaimu. Sest et tema, kui tõe vaim, tema tuletab meile meelde, ta ilmutab meile asju, ta toob esile tõde, ta koputab meie südame tunnistusele ja ta ilmutab ja tuletab meelde seda sõna, mida me oleme kuulnud või lugenud. Ja 4. punkt, mis on väga oluline, et püsida Kristuses, on see, et kui sulle on tõde juba ilmutatud, kohene meeleparandus, ära viivita. Ja lähme korraks siis natukene süvitsi selles. Esimene oli, et oma elu maha panemine. Me oleme nüüd Jumala päralt. Su elu ei kuulu tegelikult enam sulle. Ja tuletame näiteks neid kirjakohti meelde, kus Jeesus ütles, et ta rääkis mehest, kes müüs ära kõik, mis tal oli, et osta põldu, kus oli see peidetud varandus või näiteks nisuiva, mis peab esmalt langema ja surema, peab langema maasse ja surema, et see saaks vilja kanda. Ja see on siis seal Johanneses. Me loime lugeda, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis ta jääb üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, kaotab selle ja kes oma elu vihkab selles maailmas, hoiab selle igaveseks eluks. Tähendab, Jeesus ütleb siin, et kui sa vihkad oma elu selles maailmas, siis sul on igavene elu. Aga kui sa armastad oma elu selles maailmas, siis sa ei hoia seda igaveseks eluks, on ju. Samuti 3. näiteks võiks öelda, et mees, kes müüs ära kõik oma pärlid, et osta seda üks pärl, eriti hinnalik, nii et seal on kirjutatud see täiuslik pärl, mida ta oli ilmselt otsinud kogu oma elu. Aina seda täiuslikku ja õiget. Ja selleks ta pidi kõik maha panema, kõik ära müüma, et osta see üks. Siis me võime lugeda Matteuse 16. peatükist. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku iseennast ja võtku oma rist ning järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab oma elu päästa, kaotab selle, aga kes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Ja siin on jällegi see, kas sa tahad oma elu päästa siin maailmas või sa kaotad selle siin maailmas ja hoiad selle tulevaks ajaks, igavikuseks ajaks, nii-öelda päästad igavikuks. Luuka 14 ütleb jälle, jäta maha kõik, mis sul on ja loobu iseenese elust. Me võime lugeda sealt 14. peatükist. Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Päris karm sõna vihkama, aga siin nagu mõeldakse seda, et kui sinu isa, ema või laps või naine või su iseenda elu on sulle kallim ja olulisem kui Jeesus, siis Jeesus ütleb, et sa ei saa olla minu jünger. Sa pead oma elu maha panema. Sa pead panema need asjad, mis praegu sinu jaoks on olulised maha panema, et sa saaks olla üldse Jeesuse jünger.
ja ta ütleb järgmises 27. salmis, kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Ja 33. salmis ta rõhutab veel eriliselt, et nõnda ei või ükski teist, kes ei loobu kõigest, mis tal on, olla minu jünger. Või teine tõlge ütleb ka, et kes ei jäta maha kõike, mis tal on, ei saa olla minu jünger. Päris nagu karmid väljaütlemised. Esimese Peetruse 4, 1-2 ütleb, et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi selle sama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast. Nii et maises elus alles jäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. Seega, kui sina oled otsustanud Kristust järgida, siis sa tead, et sa elad nüüd Jumala tahtmise järgi. Su elu ei kuulu tegelikult enam sinule endale, vaid sa oled otsustanud oma elu maha panna. Ja see on kõige olulisem, et sa paneksid oma elu maha. Nüüd lähme sinna teise punkti sõnas pesemise juurde. Oled ikka räägid lahti veel, et mis see oma elu maha panemine on? Ja, me tuleme selle juurde tagasi. Ja. Et meie sees elab uuesti sünni kaudu püha vaim, kui me tõesti oleme saanud ristitud püha vaimuga, on ju. Aga siis meil on, kui me sünnime, siis meil on vaja hakata seda vaimu toitma ja selleks on Jumala sõna. Ja me peame oma vaimus tugevaks saama, me peame selles sõnas kasvama. Ja mida Jumala sõna tegelikult teeb, ta puhastab meid, ta pühitseb meid, ta toidab meid, ta värskendab meid ja ta annab meile usku. Kui paljud teist siit söövad 2 korda aastas? Aga 2 korda võib-olla kuus sööte? Või äkki 2 korda nädalas? Ma arvan, et igaüks, kes siin täna on, me vähemasti sööme 3 korda päevas ja võib-olla isegi rohkem. Ja tegelikult nii on ka meie vaimuga, et meie vaim tahab ka süüa saada ja kui me sünnime siia nii-öelda uuesti sünni läbi, siis me oleme need vaimulikud beebid, kes vajavad kogu aeg toitu, et kasvada suureks. Ja kui me oleme juba veidi suuremaks kasvanud, siis näiteks siin on meil Aaron 4-aastane, tema juba ilmselt saab ise juba hakkama söömisega. Et siis me juba natukene suudame ise midagi kätte saada, aga me endiselt vajame veel tuge. Ja tegelikult nii on ka, et kui beebi sünnib ja tema juures ei ole ema või üldse kedagi hooldajat ja talle ei anta toitu, siis ta sureb tegelikult üsna ruttu ära. Tema vaim sureb lihtsalt ära, me võime öelda, et vaim kustub ära lõpuks, on ju. Aga mida Piibel ütleb? Ärge kustutage vaimu. See tähendab, et ära kustuta oma vaimu ära. Ja nüüd sa võid panna selle järgmise slaidi. Et 3 viisi siis, kuidas me saame kustuta oma vaimu, on see, et me ei saa üldse süüa. Me sünnime, aga süüa ei saa. No see on väga äärmuslik, kui nüüd beebi sünnib ja tõesti kedagi ei ole ta kõrval ja talle süüa ei anta. Aga on, üldjuhul ikkagi see Jumala sõna kuidagi jõuab temani. Aga kui sa ei saa reaalselt süüa, siis sa sured üsna ruttu ja minu arust see beebi tal oli äkki 3-5 päeva ja tekib väga tugevad juba terviserikked ja see vedelikupuudus on kõige suurem, mis esmalt tekib. Mis tähendabki seda, et kui sina ka, sa lähed Lootuse festivalil, Urmas, et ma ei tea, kuidas see üles on ehitatud, aga see on väga oluline, et need, kes sünnivad, nad saaks kohe ka süüa edasi nagu järgnevad päevad ja tunnid. Teine variant on see, et see toit jõuab sinuni, aga sa põlgad selle ära. Ma arvan, need, kes on siin, kellel on lapsed olnud, nad teavad, et mõnikord me tuleme selle püreega sinna lapse juurde ja nüüd see nii-öelda soolane püree on, et söö ja siis see laps ütleb umbes, et ei taha, vaata, ta on harjunud, et rinnapiim on hea magus, et ma ei taha seda toitu ja lükkab ära selle. Või siis on juba natuke need vanemad lapsed, kes juba teavad, et ma tahaks ainult seda magusat püreed või ma tahaks ainult kommi või midagi. Ja samamoodi meie vaimulikus elus, et kas me loeme Jumala sõna või me kuuleme, et kui me oleme veel nooremad kristlased, siis me võib-olla ise ei oskagi veel kohe kõike haarata, aga me kuuleme, ehk siis igal juhul Jumala sõna jõuab kuidagi meie juurde ja siis see hakkab rääkima meie vastu. Ja võib-olla see kutsub meid midagi nagu
oma elus muutma, et võib-olla on see, et kutsub meid meelt parandama, võib-olla ta kutsub meid ususammu astuma mingis suunas. Aga siis me otsustame mitte reageerida sellele, mida me tundsime sealt, mis see sõna meile ütles. See on seesama, et ma heidan ära või ma üritan vaigistada, et kuule, ära räägi mulle seda või üritan kogu aeg või üritan eemale minna, et võtan üritan seda nagu häält vaigistada, panen endale raadio kõvemini mängi või panen teleka mängima, üritan mingeid muid asju teha, et seda häält vaigistada. Või siis ma üritan viivitada sellega ja mõtlen, et võib-olla see ikkagi on minu enda mõte ja hakkan nagu vabandama välja neid asju või lükkan edasi kogu aeg, et ma ei tee seda. Ja tegelikult mida me teeme kogu aeg niimoodi, kui me nagu lükkame eemale ja vaigistame või viivitame sellega, ehk siis mis ma ütlesin, et kohene meeleparandus on oluline, on see, et me kogu aeg hakkame vaikselt oma vaimu kustutama, seda südametunnistuse häält ja see sõna, mis on meieni jõudnud, me põlgame selle tegelikult ära. Ja mul on olnud elus neid kordi, kus Jumala sõna minu vastu rääkinud ja siis ma mõtlen, et okei, ma teen seda, aga natukene millalgi hiljem. Ja siis ma tunnen, et see asi nagu hakkab kuidagi vaibuma ära ja ma hakkan mõtlema, et äkki see ei olnudki nagu väga oluline asi, vaata. Ja siis mõtlen, et okei, aga äkki kui oli, vaata. Ja tegelikult ühel hetkel Jumala vaim jälle õhutab, et kuule, tee see kasi korda, vaata. Ja kui ma sellega veel viivitan, siis see lõpuks jääbki kuhugile roikuma ja ma ei tee seda ära, sellepärast, et ma lihtsalt vaigistan seda püha vaimu häält, kustutan vaimu. Ja kui me teeme seda kogu aeg ja pidevalt oma elus, siis lõpuks me kustutamegi selle vaimu hääle ära ja me ei kuulegi enam lõpuks, vaim enam ei kõneta meid, me lihtsalt kogu aeg vaigistame seda. Ja 3. punkt, mis ma tõigin välja veel, on see, et me sööme küll, aga me sööme valesid asju. Või siis me sööme väga ühekülgselt. Näiteks, et sööme ainult kommikrõpsu ja näksime niisama, et mis me võiks öelda, et me täidame ennast ainult maailma asjadega, on üks variant. Me ei söö Jumala sõna või me sööme väga vähe või üldse mitte. Ja täidame ainult maailma asjadega ja mõnikord võib olla isegi nii, et need asjad näiliselt tunduvad väga tervislikud. Näiteks ma tean olukorda, kus oli üks inimene, kes otsustas, et nüüd mina hakkan ainult porgandit sööma, et porgand on ju tervislik ja nüüd otsustaski, et ta sööb ainult porgandit. Ja muidugi ta elu lõppes üsna ruttu ära, et see lugu ei lõppenud hästi. Ja samamoodi tegelikult on vaimulikult, me võime ka teha mingit head asja, aga kui see jääb väga ühekülgseks asjaks, sest porgandist me ei saa kõiki neid toitaine, mida meil vaja on, eluks püsimises. Ja samamoodi ka vaimselt. Võib-olla sa loed ainult ühte ja sama kirja kohta 10 aastat või mingit ühte ja sama teemat. Aga sinu vaim on nõrk, sa ei saa kasvada. Sa jääb raskustele alla ja tegelikult ühel hetkel ongi see, et meie vaim on nii nõrk ja see kustub ära. Nüüd ma ütlesin ka, et Jumala sõna puhastab ja pühitseb ja värskendab meid. Ma ei tea, kui paljud teist teavad või kui paljud teist on uurinud koguduse telki ja mis seal kõik on ja Jumal tegi. Aga kui Jumal kutsus oma rahva Egiptusest ja ta andis Moosesele 10 käsku Siinaimäel, siis ta andis ka juhendid, kuidas ehitada kõik see koguduse telk ja kõik seal need esemed. Ja kui preester tuli, siin oli see välimine õu, siis esimene asi, kui ta siit sisse läks, ta nägi sellist altarit. See oli väga-väga suur, ütleme võrreldes nende teiste asjadega. Ja see oli siis vasest, eestikeelne tõlge ütleb vasest, aga tegelikult kui algteksti minna, siis võiks öelda pigem, et see oli nagu pronksist. Ma ei hakka sellesse praegu süvenema, ehk siis see oli nagu siuke kuldne nii-öelda. See kuldne pidi nagu sümboliseerima Jumala kohust. Ehk siis kui tuli ta siia, see ülempreester, siis ta oli patune, ta oli nagu... Ta ei saa tulla nagu sellises mustuses sinna, ta pidi võtma ka ohvri kaasa. Sest ta pidi siin altari juures ohverdama selle looma, lõikas selle kõri läbi, piserdas nagu kord ja kohus oli seal selle ohvri. Aga ja see ohver suri tema eest, et tema ei peaks surema. Aga Jumal ütles, see oli nii-öelda see, mis siis Iisraeli rahvas tegi ja me teame tänapäeval, et Jeesus tegi meie ees selle töö, et meie ei peaks surema. Ta tõi selle täiusliku ja ühekordse ohvri.
ja seda ohvriteenistust me teame, tehti väga palju ja seda verd võis seal ka tohutult palju olla. Aga Jumal ütles, et enne kui sa saad siia koguduse telki, sest ta oli pilvesambas ja selles tulesambas, seal telgis kohal, seal oli see Jumala kõige tugevam ligiolu. Enne kui sa saad siia minna, sul on vaja pesta ennast sellises pesemisnõus. Ja see pesemisnõu oli siis siin koguduse telgi ja altari vahel. Ja kui see nüüd preester läks sinna, ta oli just tapnud selle looma, ta läks sinna pesemisnõu juurde, sa võid panna selle järgmise pildi tegelikult, milline see välja nägi enam-vähem. Jumal andis kõikide esemete ja kõigi koguduse telgi tegemiseks kindlad mõõtmed ja juhised, kuidas teha, aga selle pesemisnõu jaoks ta ei andnud muud kui ainult seda, et see peab seal olema ja ta peab oma käsi ja jalgu seal pesema. Ja nüüd, kui preester sinna läks, see valmistati nende koguduse telgi juures olevate naiste peeglitest, mida nad olid siis kõik saanud sealt Egiptusest kaasa suure hulga, palju kõik, kui sa mõtled kõik, mis neile ehitati, see oli tohutu varandus pidi olema, mis nad sealt Egiptusest kaasa sai. Aga see ehitati peeglitest ja sinna pandi vesi sisse. Nii et eriti sümboolne selline peegel ja veel vesi ka, mis peegeldab. Ja muidugi see ei ole siis tänapäeva mõistes see peegel, mida me teame, et see oli kõigest selline pronksist peegel, pronks, mis sa võisid ähmaselt oma kujutist näha. Aga nüüd see preester läks sinna, ta kummardas sinna ja ta ilmselt nägi, et mul on verd siin ja mustus siin ja võttis ja kõrb seal on liiv ja kivid ja sa oled must, sa oled räpane, isegi kui sa oled ohverdanud ja toonud selle ohvri oma patu eest, siis Jumal kästis endiselt ennast pühitseda ja puhastada siin vee sees. Nii et ta tuli, ta kummardas, ta nägi ennast, seda peegelpilti, ta hakkas puhastas oma käed, ilmselt võib-olla nägu, siis ta pesi oma jalgu. Täpselt siin ongi see, et paljudes on ikkagi näidatud niimoodi, et on nagu see alumine osa nagu jalgade pesuks. Mõne pildi peal ei ole, minule tunduks see nagu väga loogiline, et nii ta oligi. Ja pesid oma jalad ära ja nüüd ta võis minna, kui ta oli ennast puhastanud ja pühitsenud. Ja mida see meile täna sümboliseerib, on Jumala sõna. See on Jumala sõna. Ja Jumala sõnaga on meil samamoodi, et me oleme küll pestud puhtaks Jeesuse vere läbi, aga me elame selles maailmas ja me oleme endiselt altid eksima ja Jumal ütleb, et me peame ennast puhastama ja pühitsema veega pesemise sõna kaudu. Ja kui me võtame Jumala sõna lahti, siis see peegeldab meile tegelikult meid ennast, ta hakkab rääkima meie vastu, näitab meie ebapuhtust, ta julgustab meid ka. Nii et kui me püsime Jumala sõna osaduses, siis meil tegelikult ei ole võimalik pattu langeda, sest meil on kogu aeg see nagu tarkus ja see sõna ja see peegeldab ja see puhastab meid. Ja väga huvitav on see, et me teame, et Iisraeli rahvas rändas Egiptuses, kui Jumala vaim hakkas liikuma, see pilvesammas hakkas liikuma, siis nad pakkisid kõik kokku ja hakkasid ka liikuma. Ja kõik need esemed kaeti, aga see pesemisnõu, seda ei kaetud kunagi. Ja see on Jumala poolt meile antud nagu jälle see vihje, et ta ei kata oma sõna kinni. See on alati meile avatud. Ja tema sõna on meile alati avatud, et isegi kui me mõnikord ei tunne võib-olla tema lähedust või me ei tea, kuidas mõnes olukorras käituda, mõne inimesega suhelda, me ei tea, kuidas mõnda olukorda lahendada, mida teha või tegemata jätta, siis me võime alati minna tema sõna juurde. See on alati meile avatud. Jumal ei kata oma sõna kunagi kinni. Avame sellise psalmi nagu 51:6. See on lühikene, aga siin on palju tõde sees. Vaata, sul on hea meel tõest, ütleb psalmist, mis asub südame põhjas ja salajas sa annad mulle tarkust teada. Mis on see tõde? Jeesus ütleb oma ülempreesterlikus palves, sinu sõna on tõde.
ehk siis tõde on Jumala sõna. salm 8. Kuidas palun? See on 8 salm. Vabandust, salm 51:8, jah? Okei. Et kus siis Jumal seda sõna otsib? Kas ta otsib seda sinu öökapi pealt või sinu telefonist? Siin on öeldud, et ta otsib seda sinu seest, sinu südame põhjast ehk inimeste seest. Ja mida rohkem sa seda sõna loed, seda rohkem sa talletad seda sõna oma südamesse. Ja siis sul on tarkus, nagu me edasi võime lugeda. Tarkust olukordades, tarkust õigeid valikuid teha oma elus, tarkust astuda vastu hirmudele, himudele, kiusatustele, tarkust mitte olla mõjutatud välisest. Seega sa võid mõelda, et mida rohkem Jumala sõna ehk siis seda piiblit on sinu südames, seda rohkem tarkust on sul siin peas. Mida vähem sõna sul on siin südames, seda vähem tarkust on sul siin peas. Nii et jätke meelde, Jumala sõna on alati avatud meile. Seda Jumal ei kata kunagi kinni. Läheme järgmise kirjakoha juurde, mis on Galaatlastele 5:24. Need, kes kuuluvad Kristusele Jeesusele, on löönud risti oma liha koos selle kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Need on 2 erinevat tõlget mul pandud. Üks on see pühakiri kaasaegses eesti keeles. Teine on siis see tavaline 96. aasta tõlge. 97. aasta, jah. Kes siis kuuluvad Kristusele, need on oma liha risti löönud. Kõige koos oma kirgede ja himudega. Et kui me elame vaimus, siis meil on kohustus tegelikult ka käia selles vaimus. Ehk siis kuuletuda. Jällegi see kohene kuuletumine. Järgmine salm on 1. Korintlastele 6. Aga kes hoiab issanda poole, see on temaga üks vaim. Põgenege kõlvatuse eest. Mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu, kuid kes hoorab, see patustab iseenese ihu vastu. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning teie ei ole iseenese päralt. Sest te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Jällegi, me ei ole iseenda päralt, me peame oma ihu puhtana hoidma, sest ma olen püha vaimu tempel. Austage oma Jumalat oma ihus. Liigume edasi järgmine salm. Aga rahva seas oli ka vale prohveteid, nõnda nagu teiegi sekka tuleb valeõpetajaid, kes vargsi toovad sisse hukatavaid eksiõpetusi ja salgavad ära issanda, kes on nad vabaks ostnud. Nad tõmbavad iseenese peale äkilise hukatuse ja paljud järgivad neid nende kõlvatuses ning nende tõttu teotatakse tõe teed. Ja ahnitsest püüavad nad teid võltside sõnadega ära osta. Nende mõõt on ammu juba täis ja nende hukatus ei tuku. Võtame korraks selle lahti. Mida siin öeldud on? Kuidas nad salgavad ära siis? Esiteks sellega, et nad tegelikult teevad tühjaks Jeesuse ristitöö. Jeesus tuli pattudest meid vabaks ostma, aga nemad ütlevad, me oleme ikka veel patused. Nad teevad tühjaks. Nad salgavad ära issanda, kes on nad vabaks ostnud sellega juba, et nad ütlevad, et me oleme ikka veel patused. Ja mis on veel juhtub, salm 2 on ju, et ja paljud järgivad neid selles õpetuses, selles kõlvatuses. Seetõttu hakatakse tõe teed nagu teotama. Ja kuidas see siis käib? On see, et kristlased jätkavad elamast nagu maailmgi ja mõnikord teevad isegi hullemaid tegusid kui maailm, aga samal ajal nad nimetavad ikka ennast kristlasteks. Ja siis maailm vaatabki, et kuule, see Kristus polegi väga palju parem, vaata, kui et ma ei tahagi seda Kristusest enam midagi teada. Sellega nad rikuvadki ära kellegi pääste. Ja teiseks tekib see juhib pimedat olukord, et kuna nad usuvad, et nad on patused, ja sest nad ei ole seda seda evangeeliumi vastu võtnud, on ju, siis nad elavad ise patus ja nad õpetavadki, et patus on okei olla, et see ongi nagu tavaline. Ja nad annavad nagu vale lootust ja räägivad ainult armust ja ainult armastusest, aga mitte kunagi nagu meeleparandusest või meele uuendamisest või oma elu mahapanemisest. Ja sellega tegelikult siis nad rikuvad nii ära enda pääste kui ka siis need, kes neid kuulevad ja neid järgivad.
ja lõpuks on see surmatee. Nüüd enne kui me lähme edasi, siis ma tahaks, et korraks rääkida, et pääste teemal, et piibel kasutab Uues Testamendis sellist sõna nagu kreekakeelset sõnas nagu pääste või päästma, aga see kasutatakse samal ajal siis nagu 300 mõõtmes: minevik, olevik ja tulevik. Ehk siis olen päästetud, mind päästetakse ja saan päästetud. Ehk siis see olen päästetud on see õigeks mõistmine, see ohver, mille Jeesus tõi meie eest. See on tehtud tegu ja selle tagajärg püsib. Nüüd mind päästetakse, kui räägitakse, näiteks Filiplastele ongi mul siin välja toodud, valmistage endile päästet kartuse ja värinaga. Ehk siis see on see pühitsusprotsess, see on pühitsus. Jumala töö jätkub meis praegu. Ja nüüd see saan päästetud on siis mõeldud, kasutatakse siis see, et me saame kirgastatud, meid lõplikult päästetakse. Meil on ikka veel see maineihu, mis meid kisub maailma poole. Ehk siis õigeks mõistmine on see kitsas tee, meid sissejuhatus nii-öelda sellele, et hakka nüüd seda kitsast teed käima, see on võimalik. Pühitsuses me hakkame sellel teel käima ja oluline on, et me jätkaks seda kitsast rada, meie pidev areng, puhastamine, pühitsemine Jumala sõna kaudu. Ja nüüd kirgastamine on see, kui me jõuame lõpuks selle teekonna nagu sihtkohta. Meid päästetakse sellest vanast ihust, me saame uue ihu. Nii. Ja siis viiakse see lunastustöö lõpuni, kui meid ühendatakse Jumalaga jälle. Uus taevas ja uus maa on ju. Nii, aga võtame järgmise salmi 1. Thessaloniklastele 4:2-9. Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandes Jeesuses andnud. Jah, see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast oskaks pidada oma asjad pühitsuses ja aus, mitte himude kires. Nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast, et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamisest, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. Jumal ei ole meid kutsunud rüvedusele, vaid pühadusele. Seepärast siis, kes selle suhtes on hoolimatu, see on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu. Ja siit veel ütleb enne armastuse kohta, et seda nad juba teavad. 1. Peetruse 1:14-19. Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuse aja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega. Nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud, sest kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. Kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv, teades, et teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga, teie tühisest esisaate päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Meie ülesanne on siis saada pühaks kogu oma käitumisega ja kui me hüüame Jumalat kui isa, siis me peame mõistma, et Jumal mõistab kohut erapooletult. Tal ei ole nii, et sina oled pastor, sulle teeme erandid, sina oled selline, sulle teeme sellised erandid, vaid igaühe tegude järgi mõistetakse kohut. Mina ei seisa kunagi Jumala ees nende tegudega, mina ei seisa Jumala ees ja pea aru andma, mida minu isa on teinud, vaid ma pean oma tegudega seisma Jumala ees. Ja Jumal ei vaata, et nüüd sa olid seal või too või sul oli selline seisus või selline ülesanne, vaid Jumal vaatab seda, mis tõde mul on ilmutatud ja kas ma olen sellest kinni pidanud. Nüüd järgmine salm. Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena laitmatutena Jumala palge ette. Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule, ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all ja mille teenriks olen saanud mina, Paulus. Kristus on meid nüüd lepitanud
et me oleks pühad, veatud ja laitmatud Jumala palge ees. Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule. See tähendab, et sellelt kitsalt teelt on võimalik maha käia, kui me ei püsi Kristuses, tema sõnas. Nii kaua, kui meil on see maineihu, siis see kisub meid ikka maailma poole. Seepärast on väga oluline iga päev püsida Kristuses. Sest Roomlaste 8:11 ütleb, et kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesus ülessurnuks äratas, siis tema teeb ka meie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes meis elab. Sest vaimu abil me suretamegi need ihuteod, need, mis kisuvad meid maailma poole. Ja nii meie ihu saab tegelikult elavaks. Nüüd siin ma tõin jälle välja neid erinevaid kirjakohti, ma ei tea, kas see on järgmisel slaidil, aga siin jällegi tuleb see sama asi välja, et Jumal mõistab erapooletult kohut, ta ei vaata isiku peale. Meie peaks elama kartuses, nii-öelda aukartuses, pühas aukartuses. Ja see sama salm, et ma seisan oma tegudega Jumala ees, mitte kellegi teise tegudega, on see Hesekieli kirjakoht. Aga Matteuse 12:50 ütleb, sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema. Ja roomlastele, kes tasub igaühele tema tegude järgi, igavest elu küll neile, kes püsiva hea tegemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust. Ent viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele sõna kuulmatud, aga kuulekad üle kohtule. Siin on tegelikult meie jaoks väga suur hoiatus, et kui me ei jää kindlaks usule, mis siis, kui me ei kuula püha vaimu häält, kui me ei pea kinni Jumala sõnast. Siin ütleb, et oleme sõna kuulmatud ja me oleme isemeelsed. See tähendabki, et me teame ise paremini. Ja teeme ülekohut. Mis need on need ülekohtu teod? Võid järgmise slaidi panna, et seal on kirjeldatud, et mis need ülekohtu teod on. Nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, ütleb seal 28. salmis. Ja 29. on pikk loetelu neist. Nad on tulvil igasugust ülekohut, kurjust, ahnust. Kas täna keegi on siin ahne oma ainult endale, ma ei anna välja, seepärast, et äkki mul endal tuleb puudus. Sa tead, et keegi vajab, aga sa ei anna välja. Sa oled ahne, sa oled ainult endale kõik. Ja tigedust. Ma olen tige kellegi peale. Täis kadedust. No ma arvan, et sellest me saame ka aru, mida tähendab kade olemine. Jälle see, et ainult endale. Tapmist, riidu, ütleb siin. Kavalust, kiuslikkust. Nad on keelepeksjad. Keelepeksjad siis tähendab tagarääkimist tegelikult. Ja tegelikult nagu ka laimu juttu nagu tähendab, sa räägid midagi, tegelikult sul ei pruugi isegi, see ei pruugi üldse tõene jutt olla, mida sa räägid, sa oled võib-olla kuskilt ainult kuulnud. Ja tegelikult see on siis see sõna laimajad ka. Tähendab seda, et sa räägid kellegi kohta midagi, mis ei vasta tõele. Jumala vihkajad, julmurid, siis sellised verejanulised juba on ju, teevad julme tegusid. Ülbed, kelkijad. Kelkija, mis tähendab kelkija? See, kes kelgib ja ütleb, et tema on tähtsam kui mõni teine. Jah, sa põhimõtteliselt sead ennast nagu sa oled nagu üleolev, jah, sa teed ennast nagu kõrgeks kuidagi ja uhkustad oma asjadega, jah. Halva peale leidlikud. Ma ei tea, võib-olla te olete oma elus kogenud mõnda inimest kohe, kes tuleb kohe sükste krutskite asjade peale. Kohe leiab midagi, mida halva midagi teha. Tahaks kogu aeg kellegile käru keerata. Ja kohe leidlikud selliste halvade asjade peale. Vanematele sõna kuulmatud. Mõistmatud. Mõistmatus. See tähendab see, et sa ei suudagi mõista teist inimest tegelikult. Truudusetud. Kui sa ei ole truu, siis sa petad.
eks ole. Leppimatud ja halastamatud. Mis tähendab leppimatu olla? Sa ei suuda kellegiga ära leppida. Võib-olla see inimene otsib sinuga lepitust, aga sa ei ole nõus talle andeks andma. Need leppimatu ja halastamatu isegi võiks natukene need on nagu sarnased või käivad võib-olla ka käes. Sa ei halasta ta peale, sa näed abivajad, sa ei halasta ta peale. Aga samas, aga sa ei taha ka ära leppida, kui keegi on sinu vastu eksinud. Ja see on väga-väga karm, Jeesus sellest on oma endas õpetussõnades rääkinud. Et kui meie ei anna andeks, siis ka Jumal ei anna meie eksimusi meile andeks. Võib-olla mäletada seda kohta, kus ta rääkis sellest, kus üks mees sai andeks, siis läks välja ja nõudis oma võlglaselt kohe sisse, et kuule, anna mulle nüüd, mis sa oled võlgu mulle. Ja siis see, kes talle oli andeks andnud, ütles, et kuule, mina ju halastasin su peale, miks sina ei halastanud oma selle võlglase peale. Seega nüüd sina lähed nüüd, oled kõik mulle võlgu, mis ma sult ainu varasemalt kustutasin. Et see on see, mida Jumal tegelikult tahab, et me halastaksime teiste peale. Kes küll teavad Jumala käsku, et need, kes selliseid asju teevad, on surma väärt, kuid ei tee mitte seda üksnes ise, vaid tunnevad head meelt neist, kes nii teevad. Ehk siis tegelikult need on nii-öelda kristlased, kes teavad, mis on õige, aga nad endiselt otsustavad teha kõigil seda kurja. Ja tunnevad veel head meelt ka, kui keegi teine teeb. Ma ütleks näiteks, et kui sa kellegist taga räägid, siis sa tahes-tahtmata tõmbad teise inimese ka pattu tegema. Sellepärast, et sa kisuta sinna kaasa. Ja Salm 21 ütleb, et nende mõistmatu süda on läinud pimedaks. Ja 25 salm, et nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu. Ülekohtu tegudest võiks veel lugeda aina Efeslaste 4. ja 5. peatükis. Ei, seal ei ole. Seda ei ole. Ma lihtsalt loen kiirelt ette. Seal on veel mainitud valetamine, nurjatud sõnad, kibedus, raev, viha, kisa, teotamine, hooramine, rumalad sõnad, sündsusetu lõõpimine, petmine. Ja ilmutuse 21. peatükk räägib meile veel, et mõrtsukad, hoorajad, nõiad, ebajumala teenijad on ja nende osa on tule ja väävlike põlevas järves. Aga seal nimekirjas on veel midagi. Valetajad, arad ja uskmatud. Et me nagu arad. Ja Jeesus ütleb, et kes ei julge tunnistada teiste ees, siis tema ühel päeval Jumala ees ka ei julge tunnistada, siis sina nagu et kui meie salgame ära kellegi ees Jeesuse, siis tema salgab meid ühel päeval ka Jumala ees ära, kui me oleme arad. Teine on uskmatud. Mida tähendab siis uskmatus? Me ükskord uskpojassa siin jutluse ajal rääkisime sellest, usk tähendab sõna kuulelikkust. Kui me ei ole sõna kuulelikud Jumalale, kui me ei tee tema tahtmist, siis me tegelikult ütleme, et me ei usu sinusse ja seega me oleme uskmatud ja nende osa on ka tule ja väävliga põlevas järves. Aga patuta elu või püha elu on võimalik ja selleks me loemegi see Kristel, mis sa ennem ütlesid. See on see salm nüüd. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega. Kuidas me kasvame kokku tema surma sarnasusega? See on see, mida me teeme, see Jeesus jättis oma elu maha Jumala eesmärgi nimel, mis Jumal oli talle andnud. Meie kasvame kokku samamoodi, me paneme oma elu maha. See on esimene punkt, kuidas püsida Kristus. Ma panen oma elu maha ja ma annan selle Jumalale üle. Ma saan ristitud, ma saan püha vaimuga täidetud. Ja nüüd siis selles ülestõusmise väes, kus mul on püha vaim ja Jumala sõna on alati mulle avatud. Nüüd ma olen selles samas ülestõusmise sarnasusega nüüd. Saan elada seda patuta elu tegelikult. Seda püha elu. Sest 6. salm teades, et meie vana loomus on nüüd koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotaks
nii et me kunagi enam ei orjaks pattu. Mida tähendab olla ori? Ori on see, kellel ei ole vabadust valida. See tähendab, me ei ole enam orjad, see tähendab nüüd meil, kui me oleme ristitud püha vaimuga, meil on Jumala sõna ja osadus Jumalaga, nüüd meil on see valikuvabadus. Me enam ei ole see, et me ei saaks nagu valida mitte pattu teha, vaid nüüd meil on see valikuvabadus, me ei ole enam orjad, me saame valida. Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Ja seal 11. salm. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Ärgu siis valitsetuku patt kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad. Jah, meie maine ihu, see kisub meid erinevatesse himudesse ja pattu tegema, aga meil on nüüd püha vaim, Jumala seeme on meis. Me teame, mis on õige vale ja meil on see valik ja võimalus valida iga päev mitte alluda sellele. Me teeme oma vaimu nii tugevaks, sellepärast me peamegi iga päev toitma, et oma vaimu kasvatada, et see vaim oleks tugevam kui see maine ihu, mis meil veel on jäänud. Ärge siis loovutage oma ihu liikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks ja oma ihu liikmed õiguse relviks Jumalale, sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole seaduse, vaid armu all. Seega me ei orja enam pattu. Meil on see valikuvabadus. Et kui me oleme oma elu maha pannud ja elame täielikult Jumalale, nii nagu Kristus elas, siis see on võimalik. Ja Jumala sõna veel ütleb, et kui uudsevili on püha, siis on ka taigen püha. Kui juur on püha, siis on ka oksad püha. Seega, kui me pühisime Jeesuse kui oma juure küljes, siis meie kui oksad saame ka olla pühad. Nii. Ja roomlastele 11, 18-23 veel ütleb meile, et ära hoople okste ees, et kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Et need oksad on ära murdud, et mind asemele pookida võime öelda. Ta räägib siin nüüd nendest juutidest, et meil on see nagu osaks saanud. Aga ta ütleb, et ära mõtle kõrgilt, vaid karda, et nemad, ehk siis juudid on ära murtud sellepärast, et nad ei ole uskunud Jumala sõna. Aga sina püsid sellepärast, et sina usud ja sellepärast sa püsid. Ja ta hoiatab siin veel hiljem, et kui Jumal neid loomulikke oksi, ehk siis neid juute ei säästnud, ega ta siis sind ka ei säästa, kui sina ei püsi usus, kui sina ei ole sõna kuulelik sellele Jumala sõnale, mida Jumal sulle ütleb läbi oma sõna, oma vaimu, siis ka sind võidakse ära murda. Ja need, kui juudid ei jää uskmatusse, kui juudid hakkavad uskama Jumala sõna, nii nagu see on, siis nad poogitakse jälle selle puu külge tagasi. Sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. Siin ütleb, et kui sa jääd heldusesse, heldus on siis omadus anda teistele ootamata midagi vastutasuks. Ja usk me rääkisime juba. Usk tähendab kuulekust, sõna kuulelikkust. Hebraste 10 ütleb meile, et teil läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Ja minu õige jääb usust elama. Kuidas usust? See, et sa oled sõna kuulelik. See Jumala sõnale, Jumala vaimule. Aga kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Kui sina oled sõna kuulelik Jumala sõnale, sa loed Jumala sõna, sa täidad ennast Jumala sõnaga, siis sa päästad oma hinge ja tegelikult sa lõpuks saad ka kellegi teisele võib-olla nagu tõmmata Jumala riiki oma käitumisega, oma tegudega. Väga huvitav salm veel, ma kohe varsti tõmban otsast kokku, on maa, mis joob sagedasti sellele langevad vihma ja kasvatab kasuliki taimi neile, kes seda ka harivad, saab õnnistuse Jumalat. Aga maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakaid, on kõlbmatu ja lähedal ära needmisele, mille lõpp on ära põletamine.
Jumal, me teame, laseb sadada, teises kohas ütleb, et oma vihma nii õigete kui ülekohtuste peale. Ja kuidas me nüüd seda oma maad harime, see on juba nagu meie teha. Et kas me laseme maailmal lämmatada Jumala sõna, Jumala tõde meie elus või oleme me need, kes harivad seda maad, nagu seal esimene pool sellest salmist on. Ja nopime välja need umbrohud ja laseme sellel tõel, sellel heal seemnel kasvada ja kasvatada neid kasulikke taimi. Kui me seda teeme, siis me saame õnnistuse Jumalalt. Aga need, kes ei lase kasvada ja lasevad lämmatada sellel maailmal, selle Jumala sõna, nende lõpp, need hakkavad kibuvitsuhakaid kasvatama, kui me seda ei hari, seda maad. See tähendab jälle, see harimine on see, sa püsid igapäevaselt Jumala sõna ligi, sa loed ja täidad ennast ja kasvatad oma vaimu tugevaks. Ja kohe, kui tuleb see nagu rünnak või vastuseis, siis sa tead, sa kasutad Jumala sõna selle vastu ja võidad ära selle kurja. Ja ka Jeesus õppis kuulekust läbi selle, mida ta kannatas. Ja salm 9 hebralastele 5:9 ütleb, et ja kui ta oli saanud täiuslikuks, Jeesus oli juba täiuslik, aga siin mõeldakse, et ka kui ta inimlikult sai täiuslikuks, see tähendas, ta läks lõpuni, ta täitis selle eesmärgi, mille Jumal oli talle andnud. Nii ka meie tegelikult. Kui meie viime lõpuni selle, milleks Jumal meid on kutsunud, meie pühitsuse, meie elu on ja me saame täiuslikuks, jah, siis kui me ühel hetkel sureme, lõpuks on see lõplik, aga et me saaks siis ka. Sest kui Jeesus oli saanud ihulikult siis täiuslikuks oma ristisurma läbi, siis ta sai igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad. Siin ei ütle, et kõigile saavad igavese pääste, aga ainult need, kes on talle kuulekad. Need saavad igavese päästeks, mille Jeesus siis välja lunastas. Seega ole täna Jeesusele kuulekas, et sa saaksid selle igavese elu osaliseks. See kitsas tee ei pruugi olla lihtne siin maailmas ja nõuab väga palju igapäevaselt enesele suremist. Aga ma ütlen teile, igavik on palju pikem aeg kui see maineelu siin praegu. Et kui me siin selles lühikeses maises elus sureme iseenda, siis me elame igaviku Jumalaga. Aga kui me siin maises otsustame, et me elame pigem oma tahte ja himude ja soovide kohaselt, siis igavik on meie jaoks päris pikem aeg ja me ei taha seda veeta tulejärves. Ja ma lõpetaks sellega psalmiga 1:1-3, mis ütleb meile, et need, kes uurivad Jumala seadust ööd ja päevad, need on otse kui puud, mis on istutatud veeojade äärde ja mis vilja kannavad omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teed, läheb korda. Püsime Jeesuses Kristuses, tema sõnas ja vaimus igal päeval. Alutame iga päev oma tahte ja elu temale, et me võiks siis päästa lõpuks oma hinge. Ja oleme kuulekad ja tõesti kiired meelt parandama, kui Jumal ilmutab meile oma sõna läbi midagi. Et me puhastaksime sellega iseennast ja pühitseksime iseennast, et me saaks olla selles Jumala ligiolus. Et see on see pühitsuse tee. Vot nii. Aitäh teile teie kannatlikkuse. Palju väga pikalt. Ja kallis Jumal, ma tõesti tänan sind sinu sõna eest. Et sinuga koos, kallis Jeesus, meil on tõesti võimalik elada püha elu ja sa oled näidanud meile seda täna ka oma sõna läbi, et sinuga koos on võimalik. Ja see on tõesti, anna meile jõudu igal päeval oma elu maha panna, pühendada end issand sinule, uurida sinu sõna, sest sa oled öelnud, kui me talletame sinu sõna oma südamesse, sinu tõde oma südamesse, siis sina annad meile ka tarkust igal ajahetkel, kus me seda vajame, seista vastu kuradi salanõude vastu, sõdida vastu nende rünnakutele, mis tulevad meie mõttemaailma, aita meil näha, issand, et me oleme püha rahvas. Püha rahvas sulle, issand. Pühitse meid tõesti oma sõna läbi, veega pesemise
kaudu sõna läbi, issand. Et me oleks iga päev võiks täita ja kuuletuda sulle. Kuuletuda sinu sõnale, see, mida sina ilmutad meile. Aita, et me tõesti ei viivitaks korrektuure tegema või ususamme astuma välja, kui sa meid midagi palud või teha. Et me tõesti iga päev teeks need väikesed sammud ja me võime tõesti näha, kuidas meie elu muutub ja kuidas sina saad meid kasutada ja et me saaks tõesti viia lõpuni selle töö, mida sa oled juba alustanud meid. Ma tänan, et sa hoiad meid sellel teel ja ma tänan, et sa oled istutanud oma sõna, oma seemne meisse, oma püha vaimu meisse, kes on meie kõrval, meid juhtimas, lohutamas, ilmutamas meile tõde. Ma tõesti tänan, issand, et sina aitad meid hoida sellel kitsal teel. Aitad, me peaks vastu lõpuni, isegi siis, kui on rasked ajad, nii nagu me alguses võiksime kuulda. Isegi kui on rasked ajad tulemas, aitad, me püsiks sinu läheduses. Püsiks tõesti Kristuses. Ma tänan sind, issand. Aita meil püsida sinu küljes iga päev. Amen.